Mina olen Aivar Salt, Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusinstituudi juhtivlektor. EXEP 3D projektis olen projektijuht. Projektis tervikuna me tegeleme 3D betooni printimisega koostöös Eindhoveni ja Dresdeni ülikoolidega, mis tähendab innovatsiooni ja uute materjalide väljamõtlemist ja kõik see käib läbi betooni 3D printimise ja ka uute segude väljasöötamisega betooni printimise tarbeks. Selle tehnoloogia abil toome sisse automaatikat, automatiseerimist ja ka uudseid ehitusmaterjale meie valdkonda. Ja tegelikult üks hästi oluline lisavaldkond on see, et me tegeleme ka uute segude arendamise raames materjalide taaskasutamisega. Kõrgendatud huvipunkt Tehnikakõrgkoolina oli selles projektis katsetada betoonist valuvormisid. Ehk et siin sellel hoonel on valatud kõigepealt betoonist kest, mille sisse valatakse klassikaline raudbetoon konstruktsioon. Ja selle kesta suurem idee või selle valuvormi suurem idee on see, et ühel hetkel on võimalik vähendada või üldse ära jätta klassikalised valuvormid ja jällegi selle läbi on võimalik materjaliga sõbralikumalt ringi käia. Selles projektis osales meil Tehnikakõrgkool ja Tallinna Ehituskool. Kindlasti Tallinna Ehituskooli jaoks on oluline näha seda, mismoodi käib kõrgkoolis elu, mis töid ja tegemisi tehakse ja kuidas tehakse. Ja Tehnikakõrgkooli jaoks üks lõputöö, et üks selle aastane lõputöö koostaja kogu aeg oli meiega projektis kaasas, tegeles inseneri osaga ja kuni sinnani välja, et ka tegelikult sellest ehitisest on osad elemendid ka katsetatud ja samamoodi saab seal oma tema lõputöö osaks. Olen Priit Valge, Tallinna Ehituskooli kutseõpetaja ja töötan siin majas 10 aastat. Kindlasti ehituskooli õpilastele see konkreetne projekt andis ühe uue hüvitava nüansi betoonehitusest. Seepärast, et praktiliselt igal aastal me tegeleme samasuguse projektiga, betoonist maakelder ja alati enda püstitatud traditsioonilisel moel raketised ja varu ja armeerimine. Mida ta annab meie õpilastele? Ma usun tõepoolest ühe nägemuse, ühe kogemuse, kuidas veel võib betoonitöid teha. Teine asi on minu meelest tähtsam see, et meie kogu õppe praegune suund on mitte ainult Tallinna Ehituskoolis, vaid ka teistes kutseõppeasutustes ja ka gümnaasiumites on see, et suunata õpilasi insenerihariduse poole. Nad saavad uue impulsi, et jõuda mingil hetkel kõrgharidusõppesse, inseneriõppesse, sellepärast, et vähemalt minu pika õpetaja kogemuse põhjal ma olen arvamusel, et parim insener on see, kes on jõudnud inseneriõppe auditooriumisse pinki kivitundega käes ja sellisena, et ta on betoonilõhna juba nuusutanud. Kuivõrd lihtne ja hea on betooni printimisega anda selliseid voolavaid vorme, mille raketise ehitus puust või vineerist või metallist oleks suur, pikk ja kohmakas töö. Kogu selle projekti juures on üks asi, mis tegelikult tingimata vajab ära märkimist, et seda projekti ei oleks ilmselt sündinud, kui ei oleks praegu käimas selline tore programm nagu Inseneriakadeemia, mis juhib noori inimesi kõrgharidus- ja inseneriõppesse. Päris kindlasti see kelder ei ole ainult see sissepääsumoodul, siin on 2 säilituskambrit veel juures, kui ta siit ükskord meie koolist minema sõidab. Selles hakatakse hoidma kartulit, porgandit, õunu, mõni inimene hoiab juustuvorsti veini ja lõppkokkuvõttes sellisesse ehitisse saab ka väga suurepärase sauna ehitada, mis on väga eriliste omadustega. Nii et ta leiab omale hea pererahva ja ma usun, ta püsib tõepoolest aastakümneid aastasadud.